tere tulemast, kaljukitsed! Siin on teie aprillikuu ülevaade. Nee. Kaljukitsedele siis sellel kuul hea uudis. Teie nii-öelda keeruline olukord on läbi saamas või just läbi saanud ja lõpuks ometi te saate just nagu nautida seda rahuhetke ja sellist kergenduse tunnet. Nüüd aga on siin pisukene hoiatus teile, et teie pea võib vaenlases üles puhata. Ehk siis teil on keegi lähiringis, kes ei ole päris see, mis ta ennast välja näitab või paistab. Ja sellest võib teil hiljem probleeme tekkida või tema võib teile tekitada probleeme. Ehk siis teie nii-öelda heaolu see küll ei riku, aga meelerahu rikub või siis nii-öelda emotsionaalselt meelerahu rikub see küll oluliselt. Nüüd, kuna ma siit näen, et te tegelikult just nagu kahtlustate, sisetunne tegelikult on teile neid punaseid lipukesi tema suhtes juba näidanud, et siin on olukord, kus ma soovitan kuulata seda sisetunnet ja jääda endale kindlaks ja proovida katkestada see enne, kui ta jõuab teile liiga teha. See nii-öelda suhe või siis suhtlus. Seda ei pea tegema sildu põletades, vaid pigem tõmmake eemale, otsige põhjuse, miks te ei peaks või ei saa nii-öelda veeta aega või siis anda oma energiat siis selle inimese suunas. Aga ma räägin ühest kindlast inimesest või siis olukorrast, kus te tunnete ennast kindlalt, aga see olukord ei ole päris see, et selle peaksite te nüüd see kuu lõpetama selleks, et te saaksite päriselt edasi liikuda sellest nii-öelda aasta alguses olnud üsna, no mitte just lihtsast liikumisest, et lõpuks ometi te saate edasi liikuda, aga see üks asi on vaja veel nii-öelda, sellel on vaja punkt panna, teisisõnu. Ja see ei ole lihtne, see vajab sellist planeerimist ja mõtlemist, aga et seda ei saa just nagu sedasi rabistades teha. Ja samuti see olukord ei lahene ise. Ehk siis, kui te nüüd ootate, siis see olukord teile kuskilt selja tagant noa selga lööb ja siis on juba selles mõttes hilja. Tagantjärele tark olla. Ehk siis silmad lahti ja meeled avatud, et kus poolt teil on selline olukord, et tundub turvaline, aga ei pruugi olla. Aitäh ja olge hoitud!